tere tulemast Targa Aia veebikooli! Selles videos saad teada, kuidas samm-sammult rajada põhupeenart suurepärast kasvupinnast nii tavalisse aeda, kohtadesse, kus muld on keeruline, kas või rõdupotti. Mina olen Inga, Targa Aia uudishimulik aednik ja Jaago talu perenaine. Hakkame pihta! Põhupeenar on laisa aedniku unelm. Kuldselt krõbisevast põhust tekib kiirkompostimise järel umbrohuvaba ja hea struktuuriga kasvupinnas, mis sobib mitmetele taimedele. Ja edasi tuleb ainult kasta ja saaki noppida. On mitu põhjust, miks see peenratüüp sobib mis tahes aiale. Esimene nendest on saak. Taimed tõesti kasvavad siin hästi. Siin on võimalik kasvatada nii toitu kui ka lilli, nii neid taime, mis vajavad palju toitaineid, kui ka neid, mis vajavad vähem. Eriti meeldib põhupeenar soojalembelistele taimedele, näiteks nagu ubadele, kurkidele ja kõrvitsatele. Põhupeenar on umbrohuvaba ja hoiab hästi niiskust. Selle niiskustasakaal on alati õige ja praktiliselt võimatu on midagi üle kasta. Kõrgem peenar tähendab, et saaki on lihtsam koguda. Kui sinu aias või rõdukastis mulda napib, on põhk üks soodsamaid viise oma aeda elurikas kasvukeskkond luua. Võrreldes turvast sisaldavate mullasegude kasutamisega on see palju parem viis keskkonnajalajälge oma aiandamisel väiksena hoida. Põhupeenart saab rajada mis tahes pinnasele. Selle võib panna niimoodi nagu minul siin on betoonist mummudesse, rajada traditsioonilised peenrad, mis lähevad reana. Põhupeenar on hea variant seal, kus muld on mingil moel problemaatiline. Liiga niiske, liiga kuiv, liiga liivane, liiga kivine või muul moel kasvatamiseks keeruline. Põhu abil võib peenra luua isegi betoonile või asfaldile. Elu, toitaineid ja soojust täis peenar tähendab õnnelikumalt taimi ja suuremat saaki. Sul tuleb teha vähem tööd. See on lihtsam nullist rajada ja vajadusel ka ära koristada. Ning odavam viis elurikast mulda juurde teha. Aga mis siis ikkagi seal põhupakis toimub, mis teeb selle kasvupinnana võimalikuks? Kui omavahel kohtuvad põhk ehk süsinikurikas orgaaniline materjal ja mis tahes muud sorti lämmastikurikas orgaaniline jääde ning niiskus on tulemuseks keskkond elurikkuse tekkeks. See ei tähenda mitte midagi muud, kui et põhu sisse tekib silmale nähtamatu mikroelustik, mis üheskoos toimetades loob aineringe, mis on taimele ideaalne kasvukeskkond. Võrreldes mineraalsetel väetistel baseeruva aiandamisega on see turvaline iseorganiseeruv süsteem, kus midagi ei jää üle ja midagi ei tule puudu. Ühest ainsast suurest põhupakist tekitatud 3-meetrine peenar on sel aastal andnud kogu meie pere kurgisaagi ja kui varasematel aastatel oli probleemiks meie savise maa puhul pidevalt see, et kurgid on liiga mõrud, siis seekord saame me tõeliselt mõnusad ja mahedamaitselised kurgid. Kõigele lisaks on põhupeenra peal saak alati puhas ja kui oled niiskuse tasakaalu hoidmisega hoolikas, siis tänu sellele, et peenar ise toodab sooja, on ka sinu saagiperiood ja taimekasvatuse periood palju pikem. Põhuaia rajamiseks tuleb pakid paika seada, läbi leotada ja lisada lämmastik, mis komposteerimisprotsessi käima lükkab. Põhupeenra rajamine käib täitsa ilma labidata, nii et seda meil siin peenra rajamisel ja mulla tegemisel tarvis ei ole. Pihta hakkame siit samast sellest mullast, mis siin on. Kõigepealt läheb tarvis pappi. Peenra aluspõhjaks ja umbrohu juurde lämmatamiseks kasutan ma mitmekordset pappi. Kõige lihtsamad ja tavalisemad kastipappi. Pappa seda mullale nõndamoodi, et kõik võimalikud mulgud ja sälgud oleks kaetud. Ja umbrohul ei oleks võimalust siit läbi tuua. Õhupalle võib olla suuremaid ja väiksemaid. Mõned on sellised, mida saab tõsta käsitsi. Teised sellised, mida tuleb 2 mehega tõsta. Ja kolmandad hoopis sellised, mida tuleb haagisega liigutada. Põhk pakitakse pakkidesse üldiselt niimoodi, et ühel küljel on kõrre lõigatud pind ja teisel küljel muljutud või murtud pind. Ideaalis võiksid sa oma peenral lõigatud külje panna ülesse poole. See on see, mis võtab vett paremini sisse ja hakkab kiiremini lagunema. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, siis tegelikult on okei ka teistpidi. Väiksemad pakid lao peenrasse lihtsalt üksteise kõrvale ritta, aga suuremad pead laiali lammutama, lõika nöörid läbi ja lammuta umbes poole koera suurusteks tükkideks. Vot sellisteks. Põhupakid
paneme paika. kui vahepeal ära väsid, võid puhata ja teisel päeval tööd jätkata. Valmis peenrast võiks põhupakid olla vähemalt 40 sentimeetri paksuselt. Natuke vähem või rohkem kohevad sõltuvalt sellest, kui hästi sul pakid õnnestus tervena hoida. Ja siis oled ära teeninud väikse puhkuse. Selleks, et kuiv ja krõbisev põhk muutuks taimedele sobivaks kasvukeskkonnaks, peab siin olema piisavalt elurikkust. Ja elurikkusel saab aidata siin kasvada, lisades süsinikurikkale orgaanikale, lämmastikurikast materjali ja vett. Mina kastan pakke voolikuga ja selle peale kulub omajagu aega. Põhupakid peaks olema tatikmärjad. Päriselt niimoodi, et ülemisest otsast sisse valguv vesi tuleb altpoolt välja. Kui sul on alla laotatud põhupakidele papp, siis on väga lihtne testida. Kui papid saavad märjaks, siis on paras jagu. Komposteerumisprotsessi käima lükkamiseks läheb tarvis suure lämmastikusisaldusega orgaanilist materjali. Mina kasutan kalajahu, aga sama hästi sobib näiteks sarve, kondi või kabjajahu. Oluline on, et selle lisatava orgaanilise materjali lämmastikusisaldus oleks üle 5%. Väiksemaga ei lähe kogu komposteerumisprotsess lihtsalt käima. Värske sõnnik põhupeenrasse ei sobi, seal võivad sisalduda bakterid ja patogeenid, mis on sulle ohtlikud. Ruutmeetrise pinna peale kuulub umbes liiter kalajahu. Esimesel päeval paneme seda rohkem, teistel juba palju vähem. Kui kasutad suurema lämmastikusisaldusega väetist, siis olgu kogused vastavalt väiksemad. Kui oled esimesel päeval põhupallid korralikult läbi leotanud, siis piisab teisel päeval tegelikult meetri peale umbes 1 kastekannu täiest veest. Kasuta võimalusel soojemat vett. See meeldib nendele headele bakteritele, kes sinu põhupalli koloniseerima asuvad. Järgmistel päevadel jätka sama mustri järgi. Paaritutel päevadel lisa paar peotäit lämmastikurikast orgaanilist ainet ja kasta. Paaris päevadel ainult kasta. Juba 3.–4. päeval võid märgata, et temperatuur põhupakkides tõuseb. Seega võib tõusta isegi kuni 70 kraadini. Märgata võid seeni, seemeniidistikku ja paki ümber lendlevaid putukaid. See kõik kuulub asja juurde. 9. päeval on põhupakis olev materjal juba omajagu komposteerunud. Temperatuur paki sees on langenud ja aeg on lisada kaaliumi. Lehtpuudu sisaldab kaaliumi ja teisi mikrotoitaineid, mida taimed vajavad ja sellepärast panen ma selle põhupaki pinnale ja õhun kastmisvoolikuga korralikult sisse. Umbes 10. päevaks on põhupakk silmnähtavalt lagunenud. Ta on rohkem lössis ja kui ma siia pealispinna alla vaatan, mis on küll selline põhumoodi, siis allpool hakkab juba tekkima muld. See pole veel päris muld, aga see pole ka enam põhk. Enne kui ma saan siia istutama ja külvama hakata, on oluline paika saada niisutussüsteem. Mul on selline imbvoolik või lekkiv voolik, mille ühes otsas on ühendus, mille ma saan kraani otsa panna ja teises otsas niinimetatud pime ots. Selle vooliku panen ma paika selliste kiiruviirudena, et niiskus jõuaks igale poole ja tegelikult teda tarvis läheb ainult siis, kui taimed siia sisse saavad, kohe päris alguses. Eelmisel suvel oma põhupeenart kastsin ma voolikuga ainult loetud korrad. Kastmisvoolik on paigas. See on oluline teha enne külvamist ja istutamist, sest taimede vahele on seda praktiliselt võimatu sättida. Mina katan oma põhupeenrad selleks, et niiskust säilitada ja aurumist vältida veel lisaks mulčiga, nimelt lambavillaga. Taimi istutades teen ma villaku sisse augud ja taimed lähevad siia sisse.
külvates tuleb augud teha suuremate vagudena ja jällegi pisut mulda ja seemned sisse. Kuna seepeenar on tehtud sügisel ja külvamiseks ja istutamiseks läheb alles kevadel, siis jääb ta terveks talveks siia multsi alla. Lume sulamises tekkinud vesi jääb põhupakkidele sisse ja mults aitab seda siin kõike sees säilitada, nii et kevadel peaks pakis niiskust selle võrra rohkem olema. Villa talveks ära võtma ei pea, sina võid samamoodi teha. Käes on põhupeenra istutamise aeg. Sea valmis oma taimepööbid ja pane valmis seemned. Vajuta põhu sisse vood ja täida need umbrohuvaba mullaga. Tee istutusaugud, pista taimed või seemned sisse ja kasta korralikult. Võimalusel multsi põhupeenra pind. See meeldib taimedele hästi ja aitab vältida niiskuse kadu. Vajadusel kata taimetited terava päikese eest kattelooriga ja jälgi, et neil oleks piisavalt juua. Kui taimed sirguvad suuremaks, muutub su põhupeenar järjest iseseisvamaks. Toitu jagub kõigile ja tänu lisanduvale lehemassile on ka niiskus paremini peenra sees peidus. Ära ole siis üleliia üllatunud, kui leiad, et põhupeenral on kasvanud sinu kõigi aegade suurim saak ja õnnelikumad taimed. Kui tahad rohelisest aiendamisest rohkem teada, siis vajuta kindlasti jälgi ja kohtume peatselt uuesti.